Ma lähen siis täna esimest korda elus jäähokit mängima. Kohver, Helesa, Fenki. Me teeme zombikõndi. On teine koos. See on nüüd nagu... Pane mulle sinna! 2-0! Mul hakkab just mu elu esimene videokoolitus Zoomi teel ja mul on plaan nüüd edasi liikuda Tarmati enda poodi. Mina hakkan kohe proovima neid prille siin. Ma ei suuda lihtsalt eksisteerida. Ma ei oma hommikut alustada ilma oma teeta. Ma olen nii väsinud. Ma lükkasin 7-st. Ma sain mingi 8 tundi magada, aga mul on siuke tunne, nagu ma oleks 5 või 6 tundi maganud. Ma olen väga unine. Põhimõtteliselt ma lähen siis täna esimest korda elus jäähokit mängima koos teiste Eesti muusikute, artistidega. Ma ei hakka isegi liiga põhjalikult tegelikult praegu rääkima, sest ma nagu nii koha peal seletame üle, et miks ma seal olen kellega ja nii, et kohe näete. Aga kui ma seal jääl olen, siis mind filmib Vita Pictura filmiproduktsioon ehk nagu mingi 4 kaameraga ja nad monteerivad selle osa ise kokku, mis tuleb siia minu vlogide kohe näete, aga seega ma olen suht elevil, et ma ei peisi selle pärast muretsema. Oma kaamerat mingi jääle võtmast ma tõenäoliselt koguks ära katki. Ma ütlen selle ka ära, et mulle või teistele artistidele, kellelegi ei maksta selle eest, see ei ole nagu mingi tasustatud koostöö. Me teeme seda kõik vabatahtlikult. Seega näeme siis juba jäähallis. Ma olen nüüd omadega jõudnud Tondiraba jäähalli, mis tähendab, et on aeg panna selga varustus. Seega lähme edasi riietusruumi. No, kuis tundub? Üli ebamugav. Saame varustust kokku lüüa. Juba ei ole mugav. Siia maani mul on päris okei. Ja nüüd sa pead need tripid kinni panema. Mis asi? Nagu siia või? Jah, eest ja tagant. Viljem! Ma olen Margaret Neerik, ma olen Viljandi Fellinfuuriate hokiründaja siis ja praegusel hetkel olen Eesti naiste jäähokikoondise kandidaat ja täna me siis õpetame inimesi hokit mängima. Suur on hea, vaata, vähemalt peabki suur olema, siis peab päev. Ta peabki suur olema, jah? Ma ei tea. Nii, oota, siin on ka vahet, kuhu poole ma panen siin see süsteem siin. Need on püksid. Selge. Sul ka püksid jalga? Siia peale tõmbad kuidagi. Jep. Ma külaks poole. Jah. Nii et arve. Jaa. Täitsa superstar. Ei jääbki kinni kuulda. Ma olen enne pannud särki selga. Ai, see enne. Appi. Niimoodi lõdalt, jah. Ka, nüüd kuus selga. Aitab mis palun! Üksi. Täitsa üksi. Margaret, kas sa tahad äkki lühidalt kokku võtta, miks me siin üldse praegu oleme, miks me jäähokit mängima hakkame? See on siis praegult seoses Eesti naiste jäähokikoondise ja hooandja projektiga, et me kogume raha, et me saaksime teha trenne, laagreid ja minna MM-ile, et osaleda siis MM-il. Kogu varustus on nüüd seljas, see võttis vist 10-15 minutit aega. Ma olen juba päris läbi higistan. Ma ei teadnud, et neid asju nii palju on, aga nüüd on aeg asuda selle päris treeningu juurde ehk lähme jääle. Vaata. Saad hakkama päris hästi. Me oleme nüüd omadega jääle jõudnud. Minuga koos hakkavad jäähokit õppima siis Kohver, Helesa, Fenki ja treeneriteks on meil Margaret ja Villem. Oleme kõik ilusti jääle jõudnud.
Valustused on peal, on täitsa hokimänge tunne ka juba. Jaa. Ikka, jah? Olete äkki mänginud ennem keegi? Saalis ainult ja koolis. Kumba pigista peaks hoidma, kumb käsi nagu all. Vaat niimoodi. Jaa, väga hea. Miks? Ei, ikka laba peab olema nagu sinna poole, kus sa viskad. Esimene harjutus on niimoodi, et ma panen 2 takistust, siis suisutad esimese takistuse peale, sa pidurdad, siis sa teed väiksed üleastumisega ringi, lähed teise takistuse juurde, pidurdad jälle, teed teistpidi ringi üleastumistega. Sul on sama liter ka. Nagu, et sa astud üle või? Astud üle. Üle jala nagu, mitte üle takistuse. Ei. Sa näitad ette, eks esimese ringi, okei. Ei, Kaager! Kus sa oled? Meil on mingi tiimi nime vaja. No! Let's go! Aeglased! Siit. Kus tahtes see aeglane on? Asja. Nalla. Mis toimus? Davai, kes on järgmine? Astu risti. Ta lihtsalt skipis kõik üleastumist. Veel üks koht, davai! Kõige ootamatu. Väga hea. Vastu. Oot. On valmis. See on ainult ühe korra teid. Davai! Kepp peale, vastu. Teine harjutus. Hakkad minema, siis keerad ennast. Seal lähed teistpidi, siis jälle keerad. Jaa. Mul on nii hea meel, et ma ei pea seda tegema. See on siuke hea lihtne siuke. 10 punkti. Ma näitan sulle kiire siukse harjutuse. Davai. Et teeme välja, põlvili ühele poole, põlvili tagasi. Püsti teisele posti. Püsti välja, põlvili, tagasi teise posti. Okei? Okei, kohe teeme ära. Asendis. Puum, siia. Puum! Margaret, kuule, ma arvan, et sa oled ühel nõul, et võiks teha natuke lihtsamaid asju. Tundub, et me alustasime liiga. Võiks või vist Nats jah? või pole, jah? On siis mõni harjutus? On küll jah. Nii, me teeme zombikõndi. Aga zombil on see asi, et sa pead käed kätte panema. Ja siis sa lähed niimoodi siia minu juurde. Sa lähed tagasi ja üritad oma okikepi üles saada, nagu enda kätte. On teeme koos. See on nüüd nagu, et katsume nüüd... Oi! Henki, su kepp on üldse siin vasakul. Vaata, kõige suurem kepp. Nii. See on üks osa harjutusest. Jah, sa pead selle üles korjama. Kui sul mängu ajal lendab paigas ära, sa pead selle pärast kuidagi üles ka korjama. Sõidetakse ära sind. Klapptooliks. Kepp lendab käest. Me võime sulle pärast keha panna, kus tahad. Okei. Ma usun sinusse. Aga teeme see, vaata, hoki on ikkagi meeskonnamäng ja sa aitame niimoodi. Okei, aga sellega said juba kõik palju paremini hakkama, et väike aplaus selle. Tubli. Paned käega. Hoog sisse juba peale. Vaata, kus värav on. Ta on juba päris heaks saanud. Sõstis sisse. Siiani pole ükskord väravale pista saadud. Aga tuleb siit silmile. Silmustab kõike meelevad mööda löögid. Head töö. Et nüüd üks asi on veel tegemata, on mäng ise. Et teil enesekindlust anda esimeseks mänguks. Et mina ei ole väravas, ma olen väljakul. Ja Margaret, kes muidu on väljakul, on väravas. No natukene võrdsemaks. Reeglid on lihtsad. Teie värav on sealpool, meie värav on sealpool. Litter visatakse siin lahti, katsume siin ühest tsoonist sees püsida ja 10 minuti pärast teame, kes on võitja. Te võite kohe alustada. Okei.
praegu. Pane mulle sinna! 2-0. Pane uuesti praegu! Ai! Mis sa teed? Oi! Oi! Ja milline mitte värav? Ära mul näks või? Appi! See on väga hirmus olla väravas. 3-3. Ai, sinu oma! Sinu oma! Pane! Ilus. Saime või? Tuleb, seljas! See on poliit tegelikult. Kohe Rai. No zombi kõnd ja kepp ülesse. Tuleb, löö ära! On palav ka või? Ai! Kuidas ta sai sisse üldse või? Viimane minut. Pane siia! Sellest ei olnud kasu! 20 sekund! Saab vigastatud või? Nii, tulge siia kõik kohe. Ma pean ametit vahetama. 1, 2, 3. Oleme päevaga ühel pool. Ma olen omadega päris läbi. Higine, selles kostüümis on ülipalav. Ma ei tea, kuidas nad seda aasta läbi teevad. Aga täiega äge kogemus oli. Mulle alati meeldib midagi uut proovida. Kindlasti soovitan ka teil. Väga tasavägine mäng oli. Sai niimoodi kõigepealt ette rebitud, siis rebiti järgi ja ütleme niimoodi, et vastased olid väga tugevad. Aga ma mõtlen, MVP täna on Heleza, ta lõi sisse mingi 5 tükki või Neli. Üks oli ikkagi Oli või? ja Victoria Harris võtt pani ühe ka. Aga oli hea meel vaadata, kuidas naised mängivad hokile ausalt, et wow. Järgmise korrani. Järgmise korrani, jah. Suur aitäh ka Toniraba jäähallile, et nad lubasid meil siin mängida ning hokihuubile, et nad andsid meile selle varustuse. Kiire uuendus, ma olen nüüd omadega jõudnud Bolti kontorisse, sest mul hakkab just mu elu esimene videokoolitus Zoomi teel. Ma pole kordagi varem seda teinud, seega ma olen väga põnevil ning ma tulin kontorisse sellepärast, et meil vahepeal kodus net jagab, kui ma mingeid videokõnesid teen, viskab mind välja või hakib ja ma ei saa sellega riskida, kui ma esinen. Seega ma tulin siia, aga see hakkab kohe-kohe, seega ma ei jõuagi praegu teiega rohkem rääkida. Nagu te nägite, siis mul ei olnud veel erilist monteerimisoskust. Ma otsustasin hoopis selle filmi esilinastuse kodus teha, siis ma otsustasingi jätkata enda individuaalse kanaliga. 1, 2, 3. Helja. No nii, lõpetasin just koolitusega. Selline oli siis minu setup. Sellises väikses meeting ruumis istusin siin täiesti üksinda muidugi ning Andu tellis vahepeal süüa, sest on lõunaaeg, seega ma olen nii elevil, et süüa, mul on kõht nii tühi, see vist juba saabus, seega vaatame. Naudid, jah? Jaa. Tuli toit, jah? Ja sushi, mul on, oota, kus me võtsimegi? Mai sushist, mul on see premium Philadelphia rull ja üks nigiri. Miks nad selle eraldi panid, ma ei saa aru? Nii mõttetu pakend raiskamine. Ja sa võtsid selle crispy kanatempura, eks ju? Ja see jõudnud mind ära oodata, jah? No sa ütlesid, et sa lõpetad pool ja saaks pool tundi. Ja ma tean!
ma olen nüüd omadega koju jõudnud, käisin pesus, võtsin meigi maha, dressid seljas, olap läks peas, see kõrge pangas loengut tähele. Aga ma mõtlesin, et on aeg väikseks kokkuvõtteks, et juhul kui teil jäi segaseks, miks ma üldse seal jäähokit mängimas käisin koos teiste artistidega. Põhimõtteliselt kogu selle projekti raames me siis tahtsimegi lihtsalt tähelepanu tuua ja tõsta seda soolist võrdõiguslikkust siis üleüldse spordis ja ka Eestis siis naiste jäähokis, sellepärast et meil hetkel ei olegi Eestis naiste jäähokitiimi, aga meil on inimesi, kes tahaksid aktiivselt mängida. Hetkel panevadki seda naiskonda kokku ning nad koguvad siis toetust, et nad saaksid minna MM-ile ja neil on käimas ka hooandja projekt, mille lingi ma jätan alla, et kui see teema pakub teile huvi ja tahaksite naisi toetada, siis kindlasti minge tšekake. Ja nagu ma ka varem mainisin, me kõik osaleme siin projektis vabatahtlikult ja Vita Pictura, see filmiproduktsioon, kes siis filmis selle jäähoki osa ja kokku monteeris. Nad filmivad tegelikult sellest naiskonnast ka dokumentaalfilmi, mille nimi on Silver Hills ning neil on ka sotsiaalmeedia kontod, panen ka nende lingid alla, et saate jälgida, et kui see film ükskord välja tuleb, saate tšekata. Mega äge oli see, et me saime ka enda nimelised särgid, nagu vaadake reaalselt, kui hiigel suur see on. Seda oleks suvel suht uus, ma arvan, kanda mingi biker shortsidega ja siin ja siin taga on minu nimi, Villig ja 17, täpselt nagu ma soovisin, sest jalkas mu number oli ka 17, et see on mul hästi südamelähedane ning üliäge, et me saime need endale. Ja mul on plaan nüüd edasi liikuda Tarmati enda poodi, et valida uusi prille endale, sellepärast et kes mind Instagramis jälgib, siis te võib-olla juba nägite, et ma stories mainisin, et mul on juba silmaoperatsiooni kuupäev kinni pandud, ma kavatsen selle läbida, ma vabanen prillidest, ma muidugi vlogin seda kõike, seega pange end valmis nüüd siin, ma arvan, järgneva kuu-2 jooksul peaks see video välja tulema, ma olen täiega elevil. Aga see tähendab seda, et ma saan pärast hakata kandma 0 klaasiga prille, et kui ma olen pikalt arvuti või ekraani tagast, praegustel mu prillidel on ka kõigil sinise valguse kaitsega klaasid ja ma olen juba pikalt nende sotsiaalmeediat jälginud ja täiega tahtnud katsetada nende prille, aga ma varem pole saanud, sest nad ei paku seda optiliste klaaside võimalust. Ehk nüüd, kus ma siis juba põhimõtteliselt nädala pärast vabanen prillidest, siis ma lähen juba valin endale need raamid välja. Ma olen täiega elevil, seega võtan teid endaga kaasa. Ma jõudsin nüüd omadega siis Tarmati stuudiopoodi, mis on siis Raua tänaval ja ma näitan teile ka, milline see välja näeb. Siin on ka teiste brändide tooteid, aga mina hakkan kohe proovima neid prille siin. Et need esimesed, millega me välja tulime ja millega võib-olla eristasime kõige rohkem, oli siuke läbipaistev toon. Jah, ma proovin. Ma olen neid tahtnud proovida. Midagi täiesti uut. Ja need on nii neutraalsed, need nagu lähevad mingi iga asjaga. Kõik meie mudelid, kõik meie disainid on selles suhtes koostöös disainitiimiga. Laseme teha kõik algusest lõpuni Itaalias. Sa arvan, et kõik raamid on nii ägedad, et ma ei tea, kas ma valin. Aga sa võid mitu tükki ka valida endale kaasa, sest sa saad sobitada stiilisega. Küsimus sellest, palju ma kanda jõuan, nagu kuju on üli äge, ma lihtsalt ise tunnen, et mulle tumedad raamid vist väga ei sobi. Need on tegelikult päris ägedad. Ma olen nüüd omadega koju jõudnud ja ma ei jõudnudki teile seal vahes näidata, millised raamid ma välja valisin, sest mul läks päris kiireks, kuna ma pidin kohe trenni edasi jooksma, aga nüüd me saame koos selle pakiks avada, ma ei ole ka veel siia sisse vaadanud. Nad olid nii armsad, et nad lasid mul 2 raamid välja valida, seega ma nüüd kohe näitan. Need on väga korralikult pakendatud karbi sees. Ja siis tulevad kaasa kohe selle prilli topsiga ning lisaks siin on veel see pisike kotike, et kui sa tahad väiksema pakendiga transportida ning mega äge on ka see, et siin tuleb klaasipuhastuslapp kaasast, mul kulub neid alati ning siis saab igasse kotti visata. Neid pole kunagi liiga vähe. Esimesed raamid, mis ma välja valisin, on Rosetta. Need on sellised hästi suured kandilised. Ma nimetaks neid nagu vanaema prillideks, aga minu arust need on praegu täiega moes ja mul ei ole kunagi nii suuri raame olnud, sest mul on suhteliselt väike nägu ja mul on alati see tunne, et kui ma kannan suuri raame, siis see lihtsalt katab nagu pool mu näost ära, aga kuna need on nii õrnad ja läbipaistvad, siis mu nägu paistab siit ikkagi välja ning minu arvates need istuvad mulle täiega hästi. Ja need on kerge sellise roosa kalatooniga või nagu rose gold. Ja teised, mis ma välja valisin, on päris sarnased,
aga samas ikkagi täiesti erinevad. Nende nimi on siis Jacuzzi ja need mõlemad raamid, mis ma välja valisin, on ühed nende kõige populaarsemad, seega basic valik, aga need reaalselt istusid mu näos nii hästi ja sobisid minu arust täiega. Need on väiksemad, ümaramad, sellises stiilis, mida ma tavaliselt endale valisin prillidel. Ja kohe, kui ma neid prille juba ette panen, siis ma tunnen, kuidas see valgus muutub nii mahedaks ja selliseks soojaks, et tõesti töötavad kvaliteetsed klaasid. Ja need raamid on siis täiesti läbipaistvad, et neil ei ole mingit värvi alatooni. Ja ma arvan, et sellega ongi tänaseks ühel pool. Kui te vaatasite video nii kaugele, siis kindlasti kommenteerige alla see jäähokikepi ja litri emoji ning visake ka pöidlad püsti, kui teile meeldis, sest annab mulle alati positiivset tagasisidet. Ning andke kommentaaridest teada, kas te olete kunagi jäähokit proovinud või kas te tahaksite proovida. Ning ärge unustage ka tšekata seda hooandja projekti, kui tahate toetada, või nende sotsiaalmeediat, et hoida silm peal, millal siis dokumentaalfilm tuleb välja Eesti naiskonnast. Siis. Ärge unustage ka subscribe ida, et ei jääks minu tulevastest videotest ilma, kaasa arvatud sellest silmaopi vlogist. Ning mina lähen nüüd magama ja näeme juba järgmises videos. Tšauki!